No nii, kuku. Siit väiksest luugist sisse vaatan. Praegult käib siuke projekt siin. Panen veevooliku siit seina äärest, pean sinna. Läheb siit. Sinna sisse, see on see voolik, mis mul kogu aeg ära külmub talvel. Originaalvoolik tuleks sealt, jookseb siit väljast põhja alt siit. Läheb kogu aeg siit kuskilt väljast põhja alt. Siia, kohe näitan seda kapi ja see kogu aeg külmub ära. Nüüd panen ta siit teistmoodi, siit läheb see originaalvoolik kuskil sinna alla. Sealt põrana alt kuskilt jookseb, aga nüüd ma pean uue vooliku siit seina äärest läbi kapi. Siia kapi tuleks see, seal kuskil taga need asjad on. Tahaks kelli ka teha. Siin on veesõlm, siia tuleb seal üks soe vesi, paidlaga seal pool. See oleks nii külm, aga panen siia, siis mu enam vesi ära külma. Ammu plaanis oli teha seda asja. Ja võib-olla saan ka selle põrandasse teha dušiaugu. Siin on mul need lauad on olemas, mis siia käivad. Need läheb kitiga kinni, teed ka dušiaugu. Võib-olla saab isegi ükskord duši alla tulla. Dušiaugul kuskil sinna. Siia ripuks see voolik. Siuke väikesed päevaplaanid on täna. Eile paikasin sellega ära ilusti, panin ilusti teibiga kinni, hakkas küljest ära kukkuma. Tuleks see nurka veel kinni panna ülastast, kõik on ära mädanenud. Siin on väike koonus ääres. Ääres on natukene maha, jätan siia millimolli ikka ainult. Siis ta läheb siin põrandasse, tihedalt kinni pealt kitiga ja see siin. Ja nii, piisikene modjuks käi siia. See mul kinnitus. Altpoolt lükkan hops selle osa niimoodi vastu põrandat. Siit vahelt panen kruviga põrandasse kinni, ei kuku torva alla. Pealtpoolt teeb see põrandaga tasa. Kitiga ära ilusti siit, äärad siin väga tihkalt läheb kinni ja on olemas. Käbras, vahendis sellest lihtne ja loogiline. Neid torvis muidu kasutatakse laevas samamoodi, kui nad soovisid töötab vaakumiga. Pannakse omavahel need laeva peal niimoodi kokku sinna. Kummid jäänud sees, hops, lükkad kokku ja vaakumsüsteem. Ja on teistsuguse süsteemi. Põhjalt näeb see välja niimoodi. Ehk siis siin veepaagi kõrval. Põhjalt on siis ta niimoodi kinni siit. Lukkuga enam üles kui lähe, allapoolta ei kuku. Just üleval on rant ees. Ja välja näeb ta umbes niimoodi. Siin. Vaba langemisega vesi. Kanka missugune, ma tea, paistab kõik läbi, siit vaba langemine, see läks väga untsu, tegin lisatööd, seal, tõmbas augu sisse, kuidagi see auk kinni saada, see on solgivesi jookseb kraanikoosist ära. Okei, oma lisatööd, minu liiga lihtne kõik, saan nüüd lihtsalt panen kinni, kettad uuesti tagasi ja see on köki-möki, kukkusupp. Lihtne kiire meetod, kuidas kanalisatsiooni toru lappida. Ma näen siin all, ma panin juba vähe seda möginat valget, vealiim. Nüüd panen siia alli, siis panen siia selle puuklotsi, ei lähe. Ühesõnaga, natuke maha, puuklots alla, see möginat siia vahele, krõska peale, pärast põrad täis ja polegi mitte midagi hullu. Järjekordselt rõhutan, laevu ehitasime samamoodi, kõik käis kitiga, nii et ise teate, millega te üle mere sõidate. Ilusad on nad küll, aga tegelikult kuidas nad tehtud on, oi. Mul on 16 aastat kogemust, 16 laevu olen ehitanud. Nüüd vaadake ise.
väikese kiire kokkuvõte leiutistest. Kõige põhiline vedoru on pandud siit. Läheb siit seina äärest sinna kappi. Tuleb siit kapist sealt tagant. Tuleb siia kappi. Need 2 toru otsa voolikut. Need lähevad sealt tagasi. Siis saab teha selle segistiga dussi seina peale. Aga seda ma ei hakka ilmselt siin enam leiutama. Aga võib-olla hakkan ka kunagi, kui isu tekib. Et valmidus on olemas. Et saab segistis, saab kohe otse vett võtta. Et praegu ma kasutan sihukest aku pealt laetavat dussi. Kuskil on mul sihukene asi. See laadid täis ja paned ämbri sisse. Siin mul nüüd ruumi on. Nii. Siis sai tehtud see kamalka. Ära kititud kõik. Et võib juba vett lasta. Ja teine. Või 3. asi, mida iganes. Sai tehtud nüüd siin on see diiselsoendi. Vanasti jooksis läinud mul sinna. Nüüd ma panin siia kolmiku vahele. Ja nüüd ta jookseb siit ka siia kappi. Siit kapist tuleb läbi, ennem nägite. Siia see aukudega toru. Nüüd puhub siia soojahku, et just testisin. Kuulsite pump jäi just seisma. Puhub siia soojahku. Ja tuleb vot siia otsa pidi välja. Et nüüd on see kapp ka soe taga otsas. Mul just oligi, et see välimine kapp, et see ka, need on hästi külmad. Muidugi tahaks saada, võib-olla kui ma viitsin, siit auk läbi, näiteks tüks. Siin on külmkapp, siit tagant alt panna ja vedada ka siia kappi. Kuna see kapp on ka suht külm ja eriti kui tuul puhub, siis sealt aukudest mul sealt tuleb, kuigi mul need ääred kõik ära kititud. Siuke väike kokkuvõte. Jaa, nii palju nüüd tekkis ka ideed. Ja üks kõlar. Seal on nurgas. Seal on teine. Siin on need 2. Siin on ka 2 tükki. Et kunagi nüüd on järgmine projekt. Panna tümm laiali siia. Need on mul uhke tümmi värk. See ilusti töötab 12 voldi pealt. Juba proovitud. Ainult ühendada. Ja siis on väga hea diskoteek. Nüüd aastane projekt sai tehtud 1 päevaga põhimõtteliselt. Et siin väiksed lihvid veel anda nende torudele. Siuke väikene oma